Tere hommikust, kõikidele tere pühade hommikust, 3. päev. Algab viimane päev konverentsist teatripedagoogika muutuvas maailmas. Väga hea meel, et 2 eelmisel päeval oli polüglott Jaak siin moderaatoriks, sest täna on ainult Eesti ettekanded. Täna on võimalik öelda ka kõigil neil, kellele ei antud võimalust ettekannet teha, tegelikult oma sõna. Ja see toimub pärast Liina Jäätsi ettekannet. Umbes 3:30 on ajakavas ette nähtud, võib-olla see nihkub siia sinna, aga pärast Liina Jäätsi ettekannet on kõigil võimalik veel midagi öelda, kuni 10 minutit, aga selleks oleks hea minu juures ennast enne registreerida. Ja siis olmelise info mõttes nii palju, et täna suppi ei saa, on ainult 2 kohvipausi. Võib-olla rohkem, et kohvi kui jätkub rohkem, siis on rohkem neid kohvipausi. Aga ainult kohvi. Nii et siis täna avab meie hommiku Anneliis Poll, kes räägib oma õpetamismeetodist häälemängude ehk häikimise tehnikast. Ja Anneliis on ka ise lõpetanud Muusikaakadeemia koorijuhina ja on üle 30 aasta olnud ka laulja ja hääle improvisaator. Lavakoolis on ta juba pikka aega hinnatud laulu ja hääle improvisatsiooni professor, kelle klassist kõlavad kaugele erilise häälega mängimise helid. Oluline märk on ka see, et Anneliisi juurde tulevad õpilased ka pärast kooli juba näitlejatena oma hääletööle ja laulmisele täiendust saama. Ja mõni aasta tagasi kaitses Anneliis häälemängude tehnika teemal oma doktoritöö, mille põhjal andis välja ka raamatu häälemängud koos CD-de ja DVD-dega, näitan kohe ära. Selline oranž raamat, ma ei tea, Eva-Liisa, kas seda on võimalik endale kuskilt soetada? Laenutada Lavakunstikooli raamatukogust. Ja see on ka Lavakunstikooli töös saanud väärt õppematerjaliks igapäevases õppetöös. Nii et nüüd siis kuulame, vaatame lähemalt, kuhu hääl meid kannab. Anneliis. No, nagu eelnevalt öeldud, siis olen ma tõesti tegelenud selle hääle otsimise ja temaga ka siis nõnda igasuguste, kas nad on siis veidrused või laulud või lood, nende asjade tegemisega juba päris pikalt. Ma võiks öelda seda, et tegelikult oma osa sellele, et ma sellisele kiiksuga teele läksin, on ka Lavakunstikoolil. Ja üks põhjus kindlasti on see, et kui on olnud kogu aeg selline põhiküsimus, kuidas saaks teha nii, et näitleja kostuks, et ta räägiks selgelt ja nii edasi, siis minu niisugune sisemine mõte oli see, et kuidas siis laulutund saaks aidata kaasa näitleja kõnetehnikale ja sellele, et ikkagi see kuuldvus, kostvus, selgus oleks hääles olemas.
Et seetõttu ma võiks öelda, et lavakunstikoolil on tõsimeeli oma suur panus ka sellesse, et ma hakkasin uurima häälikuid, eelkõige emakeele häälikuid, selleks, et tehnilist baasi treenida nii kõnes kui laulus. Ja loomulikult, kui me hakkame mõtlema keele peale, siis keel on ju muusika ja muusika on keel. Ja sõna koosneb häälikutest ja häälik iseenesest on kõlavärv ja kui need kõlavärvid siis omakorda kokku panna, siis loomulikult me saame sõna, sõnal on tähendus, aga tal on ka emotsionaalne tähendus. Ja võib-olla just see emotsionaalne tähendus kõlavärvis minu jaoks on ääretult oluline, kuna minu taust on ju muusiku taust ja selle tõttu võib-olla ka kõrv rohkem töötab läbi kõla, läbi heli. Ja see on ka võib-olla olnud see eesmärk omaette, et aidata näitlejal aru saada, et kui ta loob rolli ja kui ta on nõnda öelda mingisuguses tegelaskujus, kus ta kasutab siis häält, kus ta kasutab kõnet, et see kõne võiks olla ka meloodiline, aru saada sellest, et tegelikult see karakteri tegelaskuju emotsioon ju väljendub ka hääles. Ehk siis me saame rääkida nõnda hääle emotsioonist ja seda emotsiooni aitavad loomulikult siis kaasa või sellele aitavad kaasa häälikud, millest see sõna siis koosneb. Nii et see hälkimise baastehnika algab eelkõige emakeele häälikutest, mis on siis omakorda jaotatud gruppidesse, nii nagu me neid ka teame, helitud konsonandid, helilised konsonandid, vokaalid, mis võib-olla minu jaoks veel oluline on ja tähelepanuväärne võib-olla oma häälega töös, on see, et mitte lahterdada seda instrumenti kõnehääleks ja lauluhääleks. Ehk siis see konflikt, mis tavaliselt kipub ikkagi olema, et ühed kõnelevad ja teised laulavad ja siis kas neid kahte asja on võimalik kokku panna, võin ma teile öelda, et mind on just aidanud see, kui ma mõtlen, et mul on üks instrument, mida ma saan lihtsalt kasutada erineval viisil. Ja võib-olla see aitab ka teid aru saada ja lihtsustada, kuidas me liigume tegelikult kõnest laulu ja laulust kõnesse. Sest aktiivne kõne on aluseks ka väga ilusale laulule. Ja sealt on võib-olla see põhisuunitlus, miks ma just hakkasin tööle häälikutega, miks ma pööran nendele väga suurt rõhku ja tähelepanu ja loomulikult võin ma siinjuures öelda, et ükski tehnika ei tule nii, et lihtsalt ütled, tee nii ja siis ta on kohe olemas. See tähendab seda, et siiski tuleb harjutada. Miskit muud ei ole teha, kui tuleb praktiseerida. Aga hälkimise mõiste on tulnud ka just nimelt sellest häälelisest tegevusest ja see ongi selline väga tore uus sõna eesti keeles, et see tegelikult ju tähendab mida? Häälega improviseerimist, häälega mängimist ja oma meetodis ma tegelikult samastan need kaks sõna. Esimene pool sellest on häälikute mängud, kus see mängimine ongi rohkem primaarne. Teises pooles, mis on häälemängud, kasutatakse rohkem mõistet improvisatsioon, aga tegelikult nad justkui on sama tähenduslikud minu enese jaoks. Ja võib ka öelda seda, et esimeses pooles selles antud meetodis on rõhk tehnikal, ehk siis hääletehnika treenimine mängu kaudu, võiks öelda, ja teine pool tegelikult suunab tähelepanu kompositsioonilistele asjadele, kuidas luua vormi, kuidas tegelikult siis arendada karakterit ja nii edasi, nii edasi. No, palju me jõuame tavaliselt lavakunstikoolis selle asjaga tegeleda. No, natuke siit ja sealt. Rohkem olen ma suunanud tähelepanu näitlejate võib-olla tehnika rollile, et nad aitaksid, et see aitaks neid öelda siis ka nende erialas. Kompositsiooniliste asjadeni me jõuame väga niimoodi natukene, aga sellega tegelevad siis meie erialaõpilased, et kuna Muusikaakadeemias on ka selline eriala nagu kaasaegne improvisatsioon, siis need üliõpilased muidugi saavad siis 2 aastaga päris pika protsessi siis mõlemast valdkonnast, tehnikast ja kompositsioonilisest mõtlemisest.
No nii, aga mis siin ikka nii palju siis rääkida, ma soovin, et ka teie teeksite midagi kaasa. Et kui ma siin natuke seletan, miks ma midagi teen, siis mul on väga hea meel, kui teie ka ärataksite oma hääled üles. Loomulikult oleme meie salatrenni juba soojenduse mõttes teinud, seetõttu ma ei hakka teiega soojendust tegema, aga te soojenete tegelikult selle protsessi käigus. Nii et olge palun siis aktiivsed ja mõelge kaasa ja tehke kaasa. Nagu ma ütlesin, siis just häälikud on olnud see inspiratsioon. Ja kui me võtame esimese grupi ehk siis helitud konsonandid, siis me teeme neid koos nii, et teie saate ka neid korrata. Mis on siis oluline? Oluline on see, et te õpiks tähele panema, et häälik on kõlavärv. Et mitte lihtsalt üks abstraktne häälitsemine, vaid tõesti ta on kõlavärv, millega on võimalik väga-väga toredasti mängida, imiteerides igasuguseid helisid meie ümber, tehes sitikaid putukaid ja mis kõik muudki. Kui te kuulsite meie sisse juhatavat momenti, siis ilmselt te kuulsitegi ära, et siin olid mingisugused tegelased, kes lavale tulid. Aga alguses on oluline, et me tunnetaksime neid häälikuid väga nõnda öelda puhtalt lingvistilises mõttes just neid kõlavärve, mida me oma emakeeles kasutame. Ja nüüd ma teen siis ees ja minu armsad abistajad siin Aida Vaher, kes on suur spetsialist ka sellel alal, siis Markus Ruup, eks ju, teise kursuse üliõpilane. Tema on võib-olla kõige vähem selle asjaga tegelenud, aga väga tubli poiss. Ja Ursel, kes teeb juba salatrenni natuke kauem, Ursel Tilk ka siis teise kursuse tudeng, nii et nemad on mulle natukene siis abiks ka siin, et siis näidata teile võib-olla mõningaid harjutusi ja kuidas see protsess käib. Aga alustame. Ma tean, et paljud teist on ka natukene nuusutanud seda kõike, mis ma siis siin ette näitama hakkan, aga kuna siin on ka neid inimesi, kes ei tea võib-olla sellest asjast mitte midagi, siis ma olen niimoodi kergelt sunnitud ka selle asja üle käima. Nii, et kas olete valmis? Esimene ülesene, palun istuge püsti. Mis see tähendab, et jalg ei oleks üle põlve, ma mõtlen neid, kes tahavad kaasa teha. Ja tundke mõnusast, et kui on teie pepuruudikesed siin tooli suhtes, kes tahab tõusta püsti, tal on ka see õigus, aga kes tahab teha istudes, saab teha ka istudes. Nii, et selles suhtes ma ei hakka teile tekitama mingisugust sellist asja, et kindlasti teate. Aga tähtis on see, et teie instrument saab heliseda siis, kui ta on lõdvestunult aktiivne. See tähendab seda, et ei ole vaja sellist Viiburi sõjakooli trimmis olekut, aga on vaja just seda paindlikkust ja sisemist aktiivsust, et hääl saaks kehast välja tulla. Esimene kõlavärv, mida me kõik koos teeme, teie armsad tehke minuga kaasa, on keeles olevad helitud konsonandid. Nii palju neid siis on ja nagu te näete, me saame kasutada siis juba dünaamilist vastet kas või selliste häälikute vahel nagu siis tugev KPT ja siis see nõrgem versioon, mis tegelikult kirjapildis on teistsugune, mida me siis teame nagu GBD nimetuse all, aga kõlaliselt on ta justkui dünaamiline vastet KPT-le ehk siis gloobus, jah, mitte gloobus. Nii et eesti keeles on siis GBD helitud ja muusikaliselt me võiksime võtta seda siis kui dünaamilist mängu, ehk siis väga toredasti saab tegelikult juba dünaamiliselt mängida siis kahe kõlavärvi vahel. Aga nüüd, mis meie teeme koos, siis oma abilistega siin, me teeme vestluse, kus me kasutame ainult helituid konsonante.
Helitud konsonandid on meie jaoks praegu see keel ja mis on ülesanne, siis üks asi jah, tehniliselt teada ja tunnetada, kust kohast häälik tuleb, aga teine asi, et aru saada, millist emotsiooni me nende kõlavärvide kaudu siis teineteisele edasi anname, milline on see informatsioon, mis siis vastu tuleb. No, nii siis ühe vestlust. Ehk siis ka need värvid annavad väga toreda võimaluse mängida ja nüüd, kui me siit edasi läheksime, siis tegelikult järgmine etapp on see, kuidas neid kõlavärve omavahel ühendada. Ehk siis, kuidas saada just nimelt neid sitikaid putukaid kätte läbi helitu kõlavärvide maailma, no näeks ta välja siis umbes niisugune. See on siis see, mis aitab väga hästi seda tüüpi kõladel siis artikulatsiooniaparaadist välja tulla. Ja selle tõttu on see algustreening hästi oluline, et te tõesti tajuksite, kust need värvid tulevad, kõrv õpiks seda kõlavärvi kuulama ja siis juba nõnda koos oma fantaasiaga neid asju kokku panema ja loomulikult see kõlaline selgus, mõtteline selgus on hästi-hästi oluline. Ehk siis suurepärane keeletehnika töö. Aga nüüd me läheme edasi ja võtame järgmise grupi ja järgmine grupp on tegelikult helitu ja helilise konsonandi paarid. Ja ma olen kokku pannud siis sellised paarid omavahel, mis on artikulatsiooniaparaadis kas täpselt samas asukohas või enam-vähem sarnases kohas. Ehk siis jällegi annab võimaluse suurepäraselt treenida oma instrumenti, oma kõlamaailma ja mis on eesmärk viia ju loomulikult tehniliselt kõik see asi võimalikult ökonoomseks. Mis tähendab seda, mida täpsemini ma tean, kust see kõlavärv tuleb, seda lihtsam on mul ka oma hääleinstrumendiga toimetada. No nii, ma jällegi soovin, et teie teeksite mõttesti kaasa, et siis te saate ise ka aru, kas teil tuleb see häälik täpselt samast kohast või on teil oma eripära. Eripärad on alati lubatud, ega selle vastu veel miskit pole. Ülesanne on ikkagi see võimalikult täpselt viia see värvi tunnetus ja et see töö oleks meie jaoks ka võimalikult siis lihtne, ehk siis instrumendi käsitlus. No nii, esimene paar ongi siis selline ja teie jällegi saate teha järgi, mina teen ette ja teie palun aidake nüüd kaasa ja teie korrake ka. Nii et esimene paar on
Nii, need kaks häälikut pesitsevad küll tõesti väga sarnases kohas, kui te siis mõnusasti tunnetate, kus kohas ta on. Üks ongi helitu ja teine on heliline, siis nad on selle võrra kontrastsed omavahel, aga nende kõlakoht on täpselt sama. Nii et kui te selle mõnusasti kätte saate, siis on päris mõnus mängida. Kavva, näiteks on selline tore eestikeelne sõnasus, see veel väga hästi heliseb ja oleks just hea siis tunnetada seda sama ees olevat piirkonda. Aga teeme korra veel, et selle V-hääliku hästi üles leiate siis helitu järel. Mida see helitu teile annab? Annab selle aktiivsuse, mille te peaksite siis üle kandma helilisesse. Nii et püüdke saada kätte see sama aktiivsus. Vaat nii, katsume saada selle V veel kõlama. See piirkond on mõnusasti siin ees, jah. Nii, nüüd ta tuli ettepoole, jah, sest et nii kui te tahate teha, siis ta uutub natuke sügavustesse, eks ju. Aga meil on vaja leida üles see kõige lihtsam, kõige loomulikum, see, mida me tegelikult kõnes kasutame. Ja kuna kõik konsonandid oma olemuses on artikulatsiooniaparaadi suhtes siin samas ees, siis selle tõttu ongi väga meeldiv ja tore neid siin siis harjutada. Muidugi üks tähelepanu. Eesti keele nõrkus on just helilised konsonandid ja see on ka põhjus, miks välismaalased ütlevad, et meie keel ei helise. Meie keel heliseb väga sellepärast, et meil on tohutult palju helilisi häälikuid. Aga kuna me oleme piisavalt laisad selleks, et välja hääldada just helilist konsonanti, seda me nii väga ei armasta teha. Ja selle tõttu tekib selline kõlaline tunnetus, et aha, meil seal on midagi, aga see keel ei helise. See on kõik meie endi süü, nii et töötagem rohkem heliliste konsonantidega. Ja näitleja peab enam seda tegema, sest kui ta tahab, et hääl kostuks kaugele, siis ta tegelikult peab veidikene üle ultreerima kõiki neid asju selleks, et see kostuks siis nõnda publikusse selle ilusa normaalse keelekõlana. Nonii, järgmine paar on just, eks ju, kuna häälik on küll võõrhäälik meie keele suhtes, aga meil siiski neid mõningaid sõnu on ja ta ikkagi on meil olemas ja samal ajal muidugi on väga tore temaga igasugust sääsevininat näiteks imiteerida, nii et tore, kui te seda häälikut oskate ja tema asukoht on tõsimeeli siis sarnane meie S-hääliku asukohale. Järgmine häälik on ja häälikute paar on jällegi meie keele niisuguses keskkonnas justkui võõrhäälikud, aga kuna šokolaadi me armastame, siis häälik meil on. Jonglöörida ka armastavad näitlejad võib-olla, eks ju, ja tsirkusartistid. Nii et ka need häälikud on meil olemas. Jällegi väga tore on nendega imiteerida, siis võiks öelda natukene tumedakõlalisi sitikaid putukeid. Et su teha ka siis neid kõlatärve. Nüüd siis natuke lihtsamad asjad. Miks need kaks häälikut on kokku pandud? Seetõttu, et huule aktiivsus, B-häälik annab hea huule aktiivsuse M-häälikule. M on küll ninahäälik, aga kuna me B-hääliku kaudu nii palju ei tõsta oma pehmet suulage, vaid just saame selle mõnusa õige avatuse sinna sisse, siis see M saab mõnusasti siin ees kõlada. Nii et laskem korra veel seda. Just, ja kui te annaksite mulle selle nõnda öelda moosinäo emmi, eks ju, kellele see moosilõhn hästi meeldib, et siis pange see emotsioon sinna sisse, kui te mingi head lõhna tunnete, see on ju üsna tavapärane, et me mõnele hea toidulõhnale reageerime. No teeme korra. Väga tubli, sest siis, just siis läheb see väga õigesse resonantspunkti.
ja see ongi tegelikult tema õige koht, kust ta ei tohiks ära kaduda. Nii kui me hakkame siis seesmiselt ruumi avama, siis tegelikult jätke meelde see tunne ja siis lihtsalt lisage sinna juurde kõla, aga see algne hetk ei tohi kaduda. Siit tuleb ka see nimetus ninahäälik, ehk siis ta kõlab siin samas ninas meie jaoks. Ja järgmine paar oleks keeleotsa aktiivsus, eks ju, siin me saame ka loomulikult rääkida eesti keeles ka sellisest nähtusest nagu palatalisatsioon, ehk siis justkui i-värving tuleks häälikutele juurde ja t ja n-iga me saame seda toredasti ka proovida. Keeleots tuleb palju rohkem ettepoole. Jah. Tõnni-pann, eks ju, ja kott. Et sellised asjad, eks ju, mis tahavad meil siis ka, või mis on meie keeles olemas ja neid kõlavärve loomulikult saab täpselt samamoodi kasutada. Järgmine keeleotsa hea treenimise paar on jällegi, et see asukoht on suhteliselt sama ja väga hea on nõnda saada keeleotsa tööd. Samuti on siin olemas siis palatalisatsioon. Jah. Just kui i-värvinguga, eks ju, tuleb siis see kõla siia juurde. Mängimisel saab seda väga toredasti ära kasutada. Edasi on siis nüüd võiks küsida, mis koll see seal oli siis, jah. See nasaal on eesti keeles täiesti olemas, mis tuleb NG ja NK ühendist eesti keelde. Eraldi ei kirjuta seda, aga kui te võtate sõna pang, pank, sink ja nii edasi ja lõng, siis te kuulete, et see ei ole mitte n-häälik, vaid see on just nimelt nasaal. Ja selle tõttu on see k-häälik ka seal ees aktiviseerimiseks, et kuna see nasaal just nimelt tekib NG ja NK ühendist, siis tegelikult on hea tunnetada, kuidas siis keel selle põksu ennem ära teeb ja see nasaal kõla just samasse punkti siis saab suunatud. Nii et teeme ükskord selle veel. Nii, ja nüüd me saamegi teha neid häälikute püüde jällegi oma abilistega nii, et me võtame siis ühe selle paari ja mängime läbi siis sellist mängu, et me võime võtta seda paari kui dialoogi kahe hääliku vahel. Näitleja võib panna siin kujutlusse, et tal on kaks tegelast. Kui me näiteks Urseliga võtame selle T ja R-i näiteks, siis ongi üks tegelane on T, teine on R. Kui mina olen Urselil partner, siis tegelikult ka mina kasutan samu häälikuid ja meil on ka dialoog oma vahel, et ta annab siis võimaluse just nimelt nii selle häälitsuse, laulmise, kõnelemise kaudu tegelikult treenida artikulatsiooni asukohta, tunnetust ja kõrva, mis on väga oluline, et kõrv hakkaks tööle. Tähendab seda, et ma kuulen hääliku kõlavärvi, mitte nii, et ma lihtsalt midagi siin udutan. No nii, aga me proovime seda mängu teha ja siis Aida ja Markus, teie võtate siis mingisuguse teise paari ja anname teid sõna ka teile vahepeal ja siis me neid siin piksime oma vahel, et vaatame, mis mängib meil siin tuleb. Aga anname sõna Ursel alustada.
hääliku vahel ja lihtsalt otsida siis neid kõlavärve, mängida, panna kokku oma fantaasiaga, samal ajal tegelikult tegeleda tehnikaga, et häälik ei jookseks siis oma kõlapunktist ära. Järgmine suur grupp on siis vokaalid ja loomulikult me võiks öelda, et vokaalide puhul on see eelistus, et nad annavad veelgi suuremaid võimalusi meile häälelises mõttes ja võib-olla me alustame hoopiski mitte sellest alfabeetilisest järjekorrast, millega me harjunud oleme, vaid tagantpoolt ettepoole liikuvate vokaalidega ja mõte siis selles, et jälgida seda, kuidas tegelikult keel tööd teeb. Vokaalide puhul on ääretult oluline see, et keelepära ja keele küljed töötaks aktiivselt, sest keele otsa olemus ei ole üldsegi nii oluline, ta tuleb sujuvalt kõigele muule kaasa, kui näiteks me räägime siis konsonantidest, kus just keele ots väga aktiivselt tegutseb. Nii et kõrv peab olema väga terav ja samal ajal me peame siis läbi selle kõrva suutma hoida keeles just seda aktiivsust, mida antud häälik vajab. Teeme jällegi kõik koos, et teie ka mõnusasti saaksite siis häälitseda meiega koos ja kasutage alguses täiesti mõnusalt seda oma kõne häält, mis teil siin hommikusel tunnil tuleb, mis on oluline, et see oleks aktiivne lihtsalt, et te vastaksite meile enda samasuguse aktiivsusega, nagu meie teile ette teeme. Ja kui mina ütleks teile lõige pealt aaa, siis ma sooviks, et te vastaksite ka mulle rõõmsalt. Nii, seda aad loomulikult lauljad armastavad rohkem, sest see on naerune A ja ta aitab tuua siis selle tagavokaali rohkem ettepoole. Kui me võtame selle sama hääliku ja kasutame hoopiski pearegistri kõla, poisid siis falsetiga, siis mis siin on hästi oluline, et ei kaotaks ära selle hääliku asukohta. Ehk siis kui tädi Maali üljab aaa, siis see on ikka tegelikult see sama A, et ta ei läheks mitte mingiks selliseks võtteks, vaid püüdke üle anda nõnda öelda teise tämbrisse see sama siis aktiivse kõne A. No nii, proovime korra seda, aga teeme kõigepealt veel selle rinnaregistri A uuesti, ehk siis see, kus teeb mõnusasti see tuleb. Aa, teeb ükskord veel. Väga tublik, nüüd jätke see sama tunnetuse alles ja viige hääl natukene kõrgemaks ja andke üks väike tehniline nõks siis, eks ju, et mitte siis selle kõlavärviga nii-öelda kaasa minna, siis tüüpiline, mis me tahaks teha, eks koos selle kõlaga siis üles lennata, vaid oluline on see, et tegelikult suunate oma tähelepanu hoopiski vastassuunale, võtate appi oma kannad, appi nõnda põrandatunde ja vastupidi suunate justkui energia siis teises suunas, ehk siis jah, läbi tooli. Nii, teile tulebki appi praegu see vergunupikene, eks ju siin. Nii, istute selle ala otsa nagu, jah. Nii, ja nüüd me teeme korra. Teeme selle rännaku nõnda öelda siis rinnaregistrist pearegistrisse või falsetti ja tagasi. Mis on teie ülesanne? Ärge seda A asukohta ära ütle. Jah. Nii, väga tublid. See oli väga hästi tehtud. No nii, käime edasi. Teeme teised häälikud samamoodi läbi. Ja nüüd natuke kiirendatumalt, ma enam ei seleta nii palju. Järgmine häälik on siis O.
sest A-häälik on eesti keeles kõige sügavam häälik ja logopeedid ütlevad selle kohta, et A-hääliku kaudu kuulevad nad välja ka inimhääle nõnda eripära, selle isiksuse, et siis kõnehääle värv tuleks just nagu A-hääliku kaudu välja. I-häälik vastupidi on kõige kitsam häälik eesti keeles ja loomulikult nõuab natukene abivahendeid, eriti kui te siis liigute oma häälega üles või kui te tahate laulda, siis ta tahab natukene abistamist läbi selle, et me teeme ka lõua rohkem lahti, ehk siis tegib justkui natukene ebaloomulik tunne võib-olla teie jaoks, aga nii ta tõesti on. Nii et kui meil oleks näete, midagi muud ei peagi tegema, laske suu lahti lihtsalt, aga keel peab jääma I-positsiooni, sest kui te keele ära muudate, siis tekib kohe uus häälik, ehk siis mingisugune uus kõlavärv. No nii, aga proovime siis seda ka korra läbi, kõigepealt rinnaregistri läbi oma kõnehääle, andke mulle lihtsalt väga tubli ja katsume seda sama teha läbi siis pearegistri või falseti. Samamoodi ka tajuge, kus on teie pepunukid hetkel ja jällegi sügavus ei kaoks. Nii et tegelikult sellest esimesest I-st, mis te väga ilusasti tegite, püüdke jälgida seda, et te ei muuda miskit, ehk siis see sügavus jääb ka pearegistri ja falsetis alles. Väga tublid ja nüüd ühendage. Väga tublid. No näete, nii lihtne see ongi. Et kui me õpime kuulama kõlavärve, siis tegelikult tämbrivärv, ehk siis mida me tunneme justkui registri ja kui me räägime inimhääles registritest, siis just nimelt õppesüsteemis on kõige lihtsam aru saada rinnaregistri ja pearegistri, ehk siis ka meesterahvastel falseti kõlavahest. Tegelikult on teatud teadlased öelnud, et ei ole ühtegi registrit inimhääles ja mina võiks öelda, et ma olen nendega nõus, sest pigem on tegemist lihastiku aktiviseerimisega, aga õppeprotsessis on lihtsalt lihtsam rääkida pea- ja rinnahääle olemisest selle tõttu, et me tämbriliselt neid kõlasid eraldame. Et ehk siis, oi, tere, kuidas sul läheb, siis kõik saavad aru, see on seda selline hääl. Oi, tere, kuidas sul läheb, see on siis selline värv. Ehk siis tegelikult kõik muu käibki selle kahe värvi vahel, ehk siis nõnda öelda miks. Ei saa seda võtta kui miks-registrit, sest tegelikult ongi ju töö kahe kõlavärvi vähel ja siis me võime öelda, et aha, ta natukene annab sügavust või natukene heledust oma hääle. No nii, aga mis meie siis nende vokaalidega teeme? Kõigepealt me natukene nendega mängime ja siis vaatame, kuidas me nendega siis ka laulame.
kus näitlejad saavad näidata, kui nad panevad oma fantaasia tööle nii, et häälik võiks justkui tulla välja ükskõik millisest kehapunktist. Ja siin on asja eesmärk see, et tegelikult ei lastselt tunnetada seda, mis toimub minu sees ja mis toimub minu väljaspool mind. Ehk siis ühtepidi me moodustame siis selle terviku sisemise aktiivsuse ja välimise aktiivsuse, mida me visuaalselt siis saame näha, et kuidas me neid omavahel kokku paneme. Ja hetkel ongi teie ülesandeks kasutada nõnda öelda puhtaid kõlavärve, mitte neid siis siduda omavahel, toimub impulsilt impulsis liikumine ja siin on muidugi võimalik nüüd kasutada nii kõnelemist, kõnest lähtuvat, häälitsemist ja laulmist. Nii et keha ja hääl. silpidel, kuigi sellistel hästi mugavatel silpidel, et see Davi-Dubi-Dubi, nii et anda seda instrumentaalsust. Siis samamoodi näiteks tablamängijad, India siis trummid, ka nemad ju õpivad eelkõige silpidega oma rütmid selgeks, seal on muidugi väga ranged reeglid olemas, aga ometigi on see kõlaline aktiivsus, keeleline aktiivsus oluline enne, kui siis viiakse kõik see asi siis sõrmedesse ja kätesse. Nii et seda silpide keele tehnikat me võime muidugi leida siit ja sealt. Mida ta kannab nüüd siin häikimisel ja siis antud meetodi puhul? Üks oluline nüanss loomulikult on see, kuidas harjutada ja parandada artikulatsiooni ja viia nõnda keeletöö väga paindlikuks. See on üks asi. Teine asi, et me justkui revime ennast lahti sõna mõjuväljast ja läbi selle me saame mängida rohkem emotsiooniga, mis annab võimaluse meil liikuda võib-olla kergemini just kõnest laulmisesse, et see on hea abivahend selleks. Ja loomulikult see, et kui ma nüüd muusikas mõtlen, siis annab selline
silpide keeles mäng võimaluse hääle instrumendil olla tõesti instrument eelkõige, mitte niivõrd siis lauluinstrument kui instrument selle sõna otseses mõttes, ehk siis luua instrumentaalmuusikat, millel ei ole konkreetset teksti. No nii, kuidas seda siis treenida? Mõnel tuleb see väga hästi välja, mõnel võtab see aega ja mis ongi väga loomulik. See keel ei ole mitte pudipadi keel, mida lapsed alguses räägivad, kuigi me võiks öelda, et see pudipadi on väga hea alus sellele. Ehk siis meie ülesanne on ikkagi väga selgelt välja artikuleerida häälikud ja panna nad siis oma fantaasiasse. Ja püüame siis kõik koos seda teha, et teie saaksite ka natuke treenida jälle. Võtame aluseks ühe niisuguse tempolise liikumise, ütleks sellise tiksu, ja igaüks teist saab siia peale panna, igaüks tegeleb iseendaga, täpselt samal ajal, meie ka, läbi oma kõnehääle lihtsalt erinevaid silpe. No nagu näiteks ma, gno, füm, drõm, lih ja nii edasi. Ehk siis lihtsalt kombineerite igasuguseid kõlavärvide kombinatsioone. No nii, kõik me saame seda koos teha. 2 ja gno, la, sre, si, mõ, sre, paneme nüüd 2 silpi lööbile. Ja, tuleb siis titirütm meil ja vaatame, kuidas sellega me hakkama saame. Nüüd loomulikult te peate tajuma rohkem pikemat hingamist ja aru saama, kus te siis lõdvestute ja kus te sisse välja hingamist, kuidas te seda teostate. Võib kasutada ka kordussilpi, mis on võib-olla alguses lihtsam, et siis ma, ne, vi, ga, de, aga kui suudate kogu aeg luua midagi uut, on väga hea. No nii, et igaüks teeb oma valiku. Lähme siis veel. 2 ja no, jah, tiri tuleb meile siis nüüd appi. Jällegi on kordus võimalik, aga miks ma seda teile siis näitan, et te saaks aru, et tegelikult tõsi meelisee vajab praktiseerimist ja kui sinna veel peaks olema 5 ja 6 ja 7 silpi ja nii edasi, siis ongi juba päris keeruline, aga nii kaugele meil pole vaja minna, jätame triooli vahele ja võtame siis tiri, mida on võib-olla natuke lihtsalt tunnetada, aga püüdke siis aru saada, kuidas see teie instrument teie sees nüüd töötab. 2 ja selleks, et see artikulatsiooni aparaat muutuks nii paindlikuks, et ta töötaks lõpuks ikkagi selle eesmärgil, et kui teie tahate mingit kõlalist kujundit saavutada, kas siis läbi laulmise, läbi muusikalise mõtlemise või teatraalse mõtlemise, et ta tuleks teile ka kohe appi. Ja see on siis selle asja mõte. No nüüd me hakkame siis rääkima väga naljakat keelt, mis võib sarnaneda, ma ei tea, rootsile või prantsusele või millele iganes, sest et üks huvitav tähelepanek on olnud ka selle silpide keele praktiseerimisega, mis on omaette teema uurimiseks, et kui ma olen õpilastel laskunud seda silpide keelt teha, siis kummalisel kombel ei ole tulnud sealt välja eesti keele kõla, vaid hakkavad tulema välja hoopis täiesti erinevad teiste keelte kõlad. Ja näiteks üks näide, mis oli mul just ühe ooperilauljaga, kes teadis kogu aeg, et tema on ikka
inglise päritoluga, ta sinna Šotimaale sattus, aga justkui teadis, et ema-isa on ikkagi inglased, aga kui ta hakkas silpide keeles rääkima, siis see kõla oli niisugune poola keele kõlavärvdega. Ja see oli nii huvitav, et ta hakkas kasutama selliseid häälikuid, mida justkui inglise keeles üldse pole. Kui ma küsisin ta käest, kuule, kas sul on mingisuguseid sugulasi kusagil või ei, tema ei tea midagi. Ja siis järgmisel korral ta oli seda asja uurinud ja tuligi välja, et keegi vürst, Poola vürst enda sugulasse. Ma ei oska seda seost öelda, kuidas see geneetiliselt siis silpide keelde tuleb, aga see on üks huvitav tähelepanek, et tõsimeeli läbi sellise kummalise keele võivad välja tulla hoopiski huvitavad kõlavärvid meie sees. Üks asi on see tahtlikult neid siis tekitada, aga teine asi on see, et kui justkui alustatakse selle tehnilise tööga, kus veel ei mõelda tahtlikult, siis ongi see huvitav moment, et võivad tulla väga-väga põnevad kõlad. No nii, aga meie oleme natuke treeninud seda ja vaatame, mis jutt meil siit siis välja tuleb. Naflet emryte keskelegt kistuplom uutakas kommer la omry. Emrytik korset platere ykti okstra viti Ytlävikon okstraflantura pjontesi yton lääronto. Pronto? Carambro florolla tecnefrete pore? No, vorrei sta prenda estafnohatel. Estafno. Tacnafrafeta? Tacnafrafeta estra viti papel. Nyt kyfin. E che vi prova di Nyt takasella Mora frote. Ne frote che Scavara Ne frote anscette papuppo. Ne papote scabla. Chapuplo. Papo? Pappo chapuplo. Chapuplo blocchetre papupoppa. No, je peux pas parce que le dite pas via. Topornofro. E mi sa che non potete con tutti, ma da tutto. Tocnofrole de te pesse. Tamarvate no. Dopo no. Tipe? Naska, lähkä tykkää papekia tykkää olla pahan, että kesken Honne. Essa detto no e la tigmare. Tigma, miten se on jaattu? Miksi? No, käkeskään lähkä paljon, että kesken Iskoli vielä no, e flippi turun. Scherzi non li sarà, dite roppe. Ei, no käkeskään lähkä pian. Elä on myrkkä. Elaf. E flippi, mitä si trova? Elaf non corterà bomba pare. Elä, mitä, e flippi. En ole käsi elä ja särä. Skära. Skärskät nimen, käsi, mutta käsärä. Dare knappa. En myrkkä vakaa. Mora fa. E flippi, ha, vedi. Ehk siis siin on võimalik anda edasi emotsiooni koos erinevate kõlavärvidega ja samal ajal muidugi, kui nüüd mingisugune emakeelne sõna sisse tuleb, mida siis saab mängu võtta, no miks ka mitte. Ehk siis ta tekitab siis omamoodi teatavat emotsiooni. Aga mida silpide keel nüüd veel annab võimaluse nüüd muusikalises mõttes meil mängida rütmiga. Ja võtamegi nüüd ja teeme ühe rütmiloo niisuguse, et Ursel, sina saad siis alustada ja vaatame, mis sellest loost siis tuleb. Sconte. La typo. Sketty. Sconte. Näin, ehk siis silp on juba see vahend, millega me tegelikult saame hakata mängima ka muude suundadega, ehk siis kõnest minna üle
rütmile, mõeldes selle peale, et hääl võib olla kui rütmipill. Ja kuidas minna siis üle nüüd laulmisesse, mis võib-olla oleks kõige olulisem tähelepanek võib-olla ka näitleja töös, et mitte karta siis helikõrgust. Kust tuleb helikõrgus? Helikõrgus ju tuleb tegelikult ka läbi emotsiooni. Kui te peaksite ütlema tere näiteks 10 korda, siis ühel hetkel te hakkate kuulma sealt välja neid intonatsioone, mis justkui siis selle tere ütlemise ajal on. Ehk siis te hakkate välja kuulama seda muusikalist heli sealt. Kui me räägime kiiresti ja üldse räägime, siis me ju ei pööra sellele tähelepanu, aga ometigi näete, kogu aeg on mingisugune skaala siin emotsioonis olemas. Nii et kordusprintsiibil me võiksime siiski välja kuulata, et aha, missugune intonatsioon sealt siis tuleb. No ütleme kõik koos näiteks tere. Tere. Nii, öelge mulle seda 5 korda. Tere. 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 Nüüd pikendage seda sama intonatsiooni, nii et vokaal oleks pikend. Tere. 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 No, pinge laulus peale. Just nüüd intonatsioon kinni. Tere. Tere. Tegelikult mida rohkem, kui kõrv on rohkem treenitud, püüab ta kiiremini kinni, kui ta on vähem treenitud, vajab natuke rohkem aega, aga see intonatsioon, nõnda muusikaline moment on keeles kogu aeg olemas. Seetõttu me saame rääkida, et keel on muusika ja muusika on keel. Ja see võib-olla ongi see oluline märksõna, et me saaksime aru, et tegelikult kui me räägime ilusat keelt, siis ta heliseb. Kui te räägite rollis olevat keelt, kus te peate mingit tüpaasi, siis iseloomustama ka oma kõne ja keele kaudu, siis ka tema heliseb. Nii et võib-olla see tähelepanu just sellele, et me saaks aru, et keel on tegelikult väga suur muusikaline väljendusvahend. Aga nüüd me näitamegi korra ära teile selle teekonna, et kui me teadlikult võtame emotsionaalse kõne hääle endale appi, ehk siis me tõesti praegu teadlikult ultreerime üle liikumist nõnda just komedii dell'arte karakterites, näidates seda, et kuidas hääl kõnes liigub suure amplituudiga ja kuidas ta siis püüab kinni need helikõrgused ja hakkab looma selle kaudu justkui retsitatiivset laulu, ehk siis nagu kõnelaulu ja sealt edasi siis ka päris laulu. Nonii, alustame kõigepealt läbi emotsionaalse kõnehääle ja see on harjutusena täiesti teadlik ülesanne praegu, et ka tajuda, kuidas instrumendis me saame töötada jällegi pearegistri ja rinnaregistri vahelise niisuguse tämbri kontrastiga, kaotamata keelelist aktiivsust, artikulatsiooni aktiivsust. Måste vi ha vårsikt utomrai? Raki diversetto papà, laki Och så piccol guardo mobile, la vita brosi di tron. Mille frore, davanti al fritto, morofone. No, fortò, e sonora, vårsen, Tamara frore, Tamara fere la pette. Tamara, Lisse Brontic. Europa Sabrina Rossa Mia. Sassabrita, la strachita più popella, città pa. Masso slebiti di popavena alle mie seri. Alle sieri, la più popella esce. Lotto mia, lotto mia. As, me, soldato. suo compleanno. La ricosce papà per tutto. Poche per sobrino, nello sadre di castello. E dopo ti che
Tomarappo. Forse mare no asi tuli siit välja ja ometigi see on üks hea vahend, kuidas ühendada just nimelt siis seda kõnelist ja laulvat mõtlemist omavahel, ehk siis ära tajuda seda, et aktiivne kõnehääl on laulmises ääretult oluline. Ja nüüd, kui me juba neid muid kõlavärve, siis ka tämbrilisi värve hästi tajume ja õpime ikkagi kõrvaga kogu kinni püüdma, siis niimoodi see laul hakkab sealt ka tulema. Nüüd päris laul, ehk siis mida me nõnda hierarhias inimhääle puhul võime öelda siis kõige võimsamaks ja ilusamaks asjaks, tegelikult ju ei ole midagi muud, kui nüüd lihtsalt vokaali pikendatakse veel. Ehk siis kui me võtame siis tegelikult sealt see ilus hääl nüüd hakkabki tulema, ehk siis aru saada, et tegelikult laulmises kõne justkui venitatakse välja ja vokaal ja heliline konsonant saavad siis nõnda erilise tähelepanu, aga siin juures ei tohi unustada helitud konsonanti, mis on ikkagi karkass ja mis annab väga-väga olulise nõnda just selle rütmilise liikumise siis ka laulmise sisse. Ma ei tea, mis see kell on, kas ma olen juba täiesti üle pannud, kui keegi oskab öelda. 5 minutit on juba hästi. Nii, kõik on hästi. Aga kõik on väga hästi. Siis tegelikult võib-olla siin juures me tahaksime ikkagi teha ühe loo nii, kus rütm, meloodia ja võib-olla ka teie susinad, kui ma natuke näitan, siis te võite ka neid teha, mul siin kaasa, et kuidas me neid siis omavahel ühendame ja kuidas näitlejad võib-olla siis mängivad ka siin omade mängudega. Nii et vaatame, mis häik meil siin lõpuks siis tuleb. Aga me alustame hoopiski Markusega ja Markus, sina siis saad sõna ja mina tulen sinuga mängu ja siis ühel hetkel loodame, et tulevad mängu ka Ursel ja Kata. No nii, see oli vist Markus täitsa siia ette.
No nii, ehk siis, kui lõpetada siis see tore olemine siin teiega koos, siis see tähelepanu, mis võiks siis võib-olla teie mõtteid köita, ongi see, kui keeles me räägime lausetest, siis muusikas me räägime fraasidest ja need on omavahel väga hästi seonduvad asjad, nii et kui me leiame selle ühisuse, siis on väga tore siis mõlemat valdkonda ka nautida. Ehk siis keel on muusika ja muusika on keel. Aitäh teile, minu abilised olid Urse Tilk, aitäh, Anneliis, imelise ettekande ja workshopi eest ja nüüd on kohe küsimused sulle. Ja, Anneliis, ütle, kus maailma otsas sinu metoodikat teatakse? Et see ei ole puhtalt ainult Tallinna asi. Ei ole. Mis koolides sa oled doktori? No ma olen ikka väga palju käinud ja rännanud tõesti ja ma ei oskagi neid maid enam juba kokku lugeda, kui palju neid on. Aga tõsimeeli selle häikimise meetodiga on tuttavad päris paljud ja mul on hea meel, et sellega siin ja seal ka nüüd tegeletakse, et nii et Ameerika ja Euroopa on ikka läbi käidud. Et selles mõttes on väga tore olnud ka minul õppida ja kogeda ka teistest ja kui ma seda meetodit olen tutvustanud, siis on see tutvustamine käinud eelkõige läbi eesti keele häälikute ja soov siis sealjuures, et kõik teised rahvad mõtleksid ka oma emakeele peale ja leiaksid need kõlavärvid üles ning mängiks siis oma emakeeles. Aga läbi selle on ka väike panus siis ka eesti keelde ja igal pool teatakse ühte eestikeelset sõna ja see on öö. Kas on veel küsimusi Anneliisile? Mina küsiks korraks lihtsalt seda, et kas on mingi spetsiifiline erinevus töötamaks näitlejatega ja muusikutega? Väike erinevus on ja võib-olla just see kõrva erinevus ongi. Et kuna muusik on harjunud töötama heliga ja seda heli kogu aeg intoneerima, siis selle võrra loomulikult see tööprotsess on erinev. Ja see ongi võib-olla see, mida ma tahaksin lavakunstikoolis ka näitlejatele süstida, et nad rohkem kuulaksid, et nad rohkem töötaks kõrvaga. Et vahel mul tundub, et ka see kõne ja see karakter on kuidagi nagu teistsuguste vahenditega, mis on täiesti loomulik, eks ju näitlejad öös, aga kui nad paneks sinna juurde veel selle sama kõrvatundlikkuse, mis on muusikutel, siis ma arvan, et nii see
karakter, see roll võidaks. Et see vahe on kõrvavahe, lihtsalt kõrvavahe. Muusik püüab kiiremini kinni seda helide värvi, kõlade värvi. Aitäh, veel on. Et ma mäletan, kui sa alustasid, see oli tükk aega tagasi. Ja mis on praegu tohutu hüpe, ma ei ole vist aasta aega või paar aastat tundi näinud. Tohutu hüpe on see, et noored ei ole väiksed Annelisid enam. Enne nad tegid lihtsalt järgi. Aga praegu ma vaatasin 3 suveräänset isiksust on. Poisid ja siis aina nagu nii. Aga täiesti. Nad kasutavad oma häält, oma vahendeid ja kõik. See ongi selle asja eesmärk. Selge on see, et alguses, kui inimene alustab, siis paratamatult, kui me kellegi meistri juures õpime, siis me ju seda meistrit ka mingil määral matkime. Ja loomulikult on eelkõige eesmärk see, et isiksus, see indiviid säiluks, et lihtsalt püütakse kinni see tehniline vahend, millega saab siis mängida, aga see, kuidas mängida, mis mõtteid sinna sisse panna, see on ikkagi igaühe oma teha. Ja ma peaks ütlema, et ka ega improvisaatoril võtab ka väga kaua aega see, et tal kujuneks välja nõnda oma keel, oma siis väljenduse keel. Nii et eks see protsess on igal pool nii muusikutel kui näitlejatel. Aga mul on hea meel, et sa seda märkasid. Aitäh, Anneliis, kui küsimusi rohkem ei ole. Siis... Kas ma tohin öelda viimase lõpulause? Ma tahaks siin juures tänada Ingo Normetit, kes julges selle aine võtta lavakunstikooli õppekavasse, sest eks näitlejad saa ju ilma selle improvisatsioonita ka hakkama, eks ju selle, ma mõtlen häälelise improvisatsioonita. Aga mul on hea meel, et Ingol oli seda avatud meelt ja arusaamist, et see võiks midagi näitlejatele anda. Ja ma loodan, et ma siis suudan ka midagi neile anda. Nii et veel kord teile aitäh, Ingo, et sa usaldasid ja läbi selle olen ma ise ka väga-väga palju kasvanud. Just läbi selle, et ma olen saanud näitlejate tööst osa ja seda ühendada nõnda muusikumaailmaga. Et veel kord teile suur tänu. Kui sa ütled, et hääle improvisatsiooni ei ole vaja, siis ma toon ühe näite, kui me läksime magistrantuuri koos paari kursuse kaaslasega, siis Anneliisi tundides tekkis üle pika aja see hetk, kui sa näed inimest, kellega sa oled 4 aastat kogu aeg koostööd teinud, kellelt enam nagu üllatusi ei tule ja sealt äkki tuli midagi. Et need olid väga ilusad hetked. Aitäh! Nii.